Kuigi nii teie ise kui ka president Trump ütlete, et režiim on juba muutunud. Ründab režiim endiselt oma Pärsia lahe Araabia naabreid, sealhulgas Araabia Ühendemiraate. Mis viib mind järgmise küsimuseni. Soovin, et kuulaksime huvitavaid märkusi, mida USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee tegi eelmisel nädalal Araabia Ühendemiraatide ja Iisraeli suhete kohta. Kuulame neid. Kas ma võin öelda tänusõnad, sügava tänu ja imetluse Araabia Ühendemiraatide aadressile? Ma arvan, et Araabia Ühendemiraadid on eeskujuks. Nad olid esimene riik, kes Abrahami kokkuleppega ühines. Aga vaadake, millist kasu nad on selle tulemusena saanud. Iisrael saatis neile just raudkupli patareid ja personali, et aidata neid kasutada. Kuidas nii? Sest Araabia Ühendemiraatide ja Iisraeli vahel on erakordne suhe, mis põhineb Abrahami kokkulepetel. Nii et teie ekstsellents, need on üsna märkimisväärsed avaldused. Kui oluline oli toetus, mida Araabia Ühendemiraadid Iisraelilt said? Ma arvan, et paneme selle nii. Teil on Egiptus, kes on Iisraeliga lepingu sõlminud. Teil on Jordaania, kes on Iisraeliga lepingu sõlminud. Neil on Iisraeliga ühine piir, aga Araabia Ühendemiraatidel ei ole piiri. Mõlemad riigid usuvad koos elamisse, usuvad tehnoloogiasse. Usun, et majandus on kõige tähtsam. Ma usun endiselt seda, mida tema kõrgus Sheikh Mohammed Ahmed Rashid ütles. Ärge laske poliitikal majandust juhtida, sest see rikub selle ära. Las majandus juhib poliitikat, sest see toob midagi head. Ma arvan, et majandus võib olla parim suunanäitaja igas suhtes, kui see on olemas. Ja te näete, et siin elab nii palju iisraellasi, elavad harmoonias, elavad igas mõttes. Kui me vabaneme kogu vihkamisest, siis ma arvan, et meil on olnud 70 aastat viha. Sellest on meil küllalt olnud. Iisrael ei rünnanud. Iisrael ei rünnanud meid. See oli Iraan, kes meid ründas. Miks ma siis hoian vimma Iisraeli vastu ja elan harmoonias Iraaniga, kes ründab meid ööd ja päevad? Õige, aga ma tahan sellele küsimusele rohkem rõhku panna, sest ma räägin millestki enamast kui majanduslik koostöö. Ma räägin raudkupli õhutõrje patareide saatmisest, Iisraeli sõjaväelaste saatmisest meid patareisid käitama. See on väga märkimisväärne ja läheb palju kaugemale igasugusest sõjalisest koostööst, mida Iisrael on teinud oma naabritega, Jordaania ja Egiptusega, keda te mainisite. Kuidas, kus, kuhu soovib Araabia Ühendemiraadid, et see sõjaline koostöö Iisraeliga edasi liiguks? Ma arvan, et koostöö liigub palju kaugemale kui ainult see ja koostöö on olemas. Iisraeli on rünnanud Iraan, Araabia Ühendemiraate on rünnanud Iraan. Nii et meie seas on ühine vaenlane. Nii et kui me ei seisa koos selle vaenlase tõrjumiseks, siis tekib meil palju probleeme. See on minu arvamus. Ma arvan, et režiim peab kaduma. See on minu arvamus. See ei ole seotud valitsuse ega millegi muuga. Nii et ma arvan, et see režiim on 47 aastat elanud harmoonias. Ja inimesed püüavad nendega koos töötada, koos elada ja üldse nendega läbi saada. Aga nad ei saa sellest aru. Nad mõistavad ainult tapmist. Nüüd ma ei saa jätta küsimata selle salajase visiidi kohta, mille Netanyahu Iisraeli peaministri büroo sõnul märtsis Abu Dhabisse tegi. Kuigi AÜE ametlikult eitas, et see visiit toimus, kirjeldas Netanyahu endine abiline, kes tema sõnul oli sellel reisil kaasas, visiiti väga üksikasjalikult. Kas sa oskad seletada, mis siin toimub? Ma arvan, et ma jään AÜE ametliku versiooni juurde, mille kohaselt AÜE eitas seda. Nii et ma usun oma riiki, kui oleks mingit kasu ütlemisest, siis nad ütleksid seda. Aga ma arvan, et kui see tuli välisministeeriumist, siis ma usuksin seda rohkem.